Minu nimi on Helen Ennok ja ma töötan Välisministeeriumis arengukoostöö humanitaarabi büroos. Ja täna ma räägin teile sellest, mis on arengukoostöö, mis on humanitaarabi ja kuidas Eesti seda kõike teeb. Maailma riigid jagunevad arenguriikideks ja arenenud riikideks. Ja arenguriikide hulgas eristatakse veel ka vähim arenenud riike ehk siis kõige vaesemaid riike. Ja arengukoostöö tähendab põhimõtteliselt seda, et arenenud riigid aitavad arenguriike, aga niimoodi, et sellest õpitakse ja arenguriigid oskavad edaspidi ennast paremini aidata, nii et see on kasulik tegelikult mõlemale poolele. Ja arengukoostöö suur eesmärk ongi vähendada vaesust ja suurendada heaolu kogu maailmas. Ja me kõik tegelikult elame ühes maailmas ja oleme maal seotud, nii et kui kuskil kaugemal läheb hästi, läheb ka meil paremini ja kui kusagil kaugemal läheb halvasti, siis tegelikult jõuavad need mõjud varem või hiljem ka meieni. Ja Eesti leiab, et globaalsete probleemidega toimetulekuks me peame tegema ühiseid ülemaailmseid pingutusi. Ja Eesti kuulub arenenud riikide hulka, mis tähendab seda, et me saame vajadusel ja võimalusel arengukoostööga toetada ka teisi. Maailma riigid saavad kokku ÜROs, Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis, mille peakorter asub New Yorgis. Ja ÜROs lepivad riigid kokku erinevas rahvusvahelises koostöös, sealhulgas ka arengukoostöös. Ja aasta 2000 leppisid riigid kokku aastatuhande arengu eesmärkides, inglise keeles Millennium Development Goals. Ja need eesmärgid olid perioodiks 2000–2015 ning näiteks sooviti vähendada oluliselt nende inimeste hulka, kes elavad näljas, vähendada laste suremust, parandada emade tervist, võidelda haigustega nagu HIV, AIDS, malaaria, tagada loodussäästlik areng. Järgmiseks perioodiks 2015–2030 on maailma riigid ÜROs leppinud kokku kestliku arengu eesmärkides, inglise keeles Sustainable Development Goals. Ja neid eesmärke on kokku tervelt 17, aga Eestile on nende hulgas olulisemad 5. Ja need 5 valdkonna, millega Eesti tahab rohkem ja sügavamalt tööd teha, on haridus, tervis, majanduskasv, kliimaküsimused ja säästev areng. Kuidas siis aga seda kõike teha ning üks viis, kuidas maailma abistada, on teha arengukoostööd ja anda humanitaarabi. Arengukoostöö ja humanitaarabi on aga 2 erineva iseloomuga erinevat abi andmise viisi. Arengukoostöö on pikaajaline ja ette planeeritud, kus tehakse koostööd doonorriikide ja sihtriikide vahel väga erinevates valdkondades, vastavalt sellele, milline on nende riikide huvi ja millises valdkonnas saab siis doonorriik sihtriiki abistada või talle teadmisi jagada. Ja arengukoostöö eesmärk on vaesuse vähendamine, heaolu suurendamine, majandusliku ja sotsiaalse arengu toetamine. Mis on aga humanitaarabi? Maailmas juhtub üha rohkem erinevaid kriise ja katastroofe, suurõnnetusi. Me teame maavärinaid, tsunamisid, üleujutusi ja sellisel juhul on vaja anda hätta sattunud inimestele kiireloomuliselt ja lühiajaliselt abi. Nii et humanitaarabi on siis kriiside ja katastroofide järgne abi hädasolijatele ja nende hädasolijate esmavajaduste tagamine, nagu näiteks toit või vesi või riided või ravimid või eluasemed. Arengukoostöö jaguneb mitmepoolseks koostööks ja kahepoolseks koostööks. Mitmepoolne koostöö tähendab seda, et riigid tegelikult ise ei jõua igale poole ja seetõttu me teeme arengukoostööd läbi annetuste rahvusvaheliste organisatsioonidele ja meie panus siis viiakse ellu nende organisatsioonide poolt, kel on siis oma inimesed, oma võimekus, oma oskused, teadmised kusagil koha peal tegutsemiseks. Nii näiteks jõuab Eesti ka Aafrikasse, kus meil endil nii palju kontakte ja esindusi ei ole. Kahepoolne koostöö läbi arengukoostöö projekte tähendab seda, et doonorriik ja sihtriik teevad omavahel koostööd mõne projekti raames. Ja arengukoostööd juhtiv asutus Eestis on Välisministeerium. Ja Välisministeerium ühindub oma töös sellisest valitsuse strateegia dokumendist, mida nimetatakse Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavaks. Ja selles arengukoostöö ja humanitaarabi arengukavas on kindlaks määratud kirja pandud need valdkonnad, kus me arengukoostööd teeme, kuidas me seda teeme, kellega me seda teeme, peamised põhimõtted ja selle eesmärgid. Nüüd aga lähemalt Eestist kui arengukoostööd doonorriigist. Kui Eesti 1991. aastal taasiseseisvus, siis olime meie ka välisabi saav riik.
ja paljuski tänu sellele abile, mis me toona saime, on Eesti arenenud selleks, kes ta praegu on ning nüüd me kuulume ÜRO inimarengu indeksi järgi rikaste riikide hulka, arenenud riikide hulka. Eesti saab ise anda arenguabi ja teha arengukoostööprojekte, toetada neid riike, kes seda vajavad. Ja miks me seda ikkagi kõike teeme? Arengukoostöö on näide solidaarsusest ja inimlikkusest ja sellel on ajaloolised, moraalsed, majanduslikud ja poliitilised põhjused. Ajaloolised põhjused, see tähendab seda, et kunagi aidati meid ja nüüd saame meie aidata teisi või me võiksime aidata teisi, andes tagasi seda, mis me kunagi ise saime. Moraalsed põhjused, rikastel riikidel või rikkamatel riikidel on moraalne kohustus aidata vaesemaid, neid, kes seda vajavad ja kui selleks võimalusi on. Majanduslikud põhjused, kui me teeme arengukoostööd, siis me edendame ka majanduslikke suhteid nende riikidega ja teeme koostööd ja sellest võivad areneda edasi veelgi tihedamad majanduslikud sidemed, koostöö meie ettevõtete vahel, nii et see on nagu Eesti majandusele, ettevõtlusele kasulik. Samuti poliitilised põhjused, tehes arengukoostööd või andes humanitaarabi, me sõlmime suhteid ja edendame häid suhteid nende riikidega ja see on osa ka Eesti välispoliitikast. Eesti jaoks on põhimõtte küsimus ka see, et me aitame seal või pakume oma abi seal, kus seda vajatakse ja kus meil on midagi tõepoolest anda ja juurde anda. Näiteks, kui 1990-ndatel Eesti oma riiki uuesti üles ehitas, siis me pidime tegema palju reforme ja omandasime ka palju kogemusi sellel alal. Ja nüüd me hea meelega jagame seda oma reformikogemust teistele, eriti Euroopa Liidu idanaabruses olevatele idapartneritele, näiteks Moldovale, Ukrainale, Gruusiale. Ja oluline on siinkohal veel mainida, et peamised arengukoostööprojektide elluviijad Eestis on meie kodanikuühendused MTÜ-d, et nemad saavad Välisministeeriumilt taotleda rahastust arengukoostööprojektideks ja siis teha erinevates valdkondades, oma kompetentsi valdkondades ja nende oma poolt valitud sihtriikidega saavad nad teha siis arengukoostööprojekte. Eesti arengukoostöö humanitaarabi arengukavas on kirja pandud need riigid, kes on Eesti arengukoostöö prioriteetsed sihtriigid. Ja meie prioriteetseks sihtriikideks on Euroopa Liidu idapartnerid ja Afganistan. Ja miks just Euroopa Liidu idapartnerid ja Afganistan? Sellepärast, et Euroopa Liidu 6 idapartnerit, Valgevene, Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, nad asuvad meie suhteliselt vahetus lähetuses, meil on nendega olnud ajalooline kokkupuude, me tunneme ja teame neid rohkem, meil on seal välisesindused ehk siis arengukoostööd teha nende liikmesriikidega on lähedane ja lihtne ja mõistatav. Samamoodi nemad usaldavad meid ja see huvi teha omavahel arengukoostööd on vastastikune. Afganistan aga on üks maailma vaesemaid riike ja tegelikult on väga oluline aidata just neid kõige vaesemaid riike ja sellepärast on Eesti siis kaugematest ja vaesematest riikidest valinud endale arengukoostöö sihtriigiks Afganistani. Ja elu on läinud niimoodi, et meil on rohkem projekte Valgevene, Ukraina, Moldova ja Gruusiaga kui näiteks Armeenia, Aserbaidžaaniga. Ja tähendab seda, et tegelikult arengukava ei keela meil teha ka teiste riikidega koostööd või kui mõnes tekib koostööd rohkem ja mõnes vähem, siis see on nagu lubatud ja aktsepteeritav. Ja nii ei ole meie arengukoostööprojektid või arengukoostöö ainult Euroopa idapartnerluse riikides või Afganistanis, vaid meil on projekte ka igal pool mujal maailmas, olgu see Tuneesia või Brasiilia või Palestiina. Seesama arengukava sätestab ka need valdkonnad, kus Eesti siis rohkem soovib arengukoostööd teha või millele keskenduda. Ja need valdkonnad on haridus, tervishoid, julgeolek, demokraatia ning inimõiguste tagamine, majanduse jätkusuutlik areng ja keskkonnasäästliku arengu toetamine. Ja kõigi nende valdkondade juures me alati peame silmas ka naiste rolli tugevdamist ühiskonnas, sellepärast et naiste ja tüdrukute olukord maailmas on meile väga oluline. Ja samuti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad ehk IKT valdkond. See on valdkond, kus Eesti läheb hästi ja kus meil on väga palju huvitavaid tegemisi ja lahendusi, mida me tahame ka teistega jagada. Nüüd veel natukene täpsemalt humanitaarabist. Ja nagu juba eelpool
öeldud, siis humanitaarabi antakse inimelude päästmiseks ja kriisi või katastroofi sattunud inimestele esmaste vajaduste pakkumiseks. Ja tekkinud kriisid võivad olla loodustekkelised või inimtekkelised. Loodustekkelised on üleujutused ja maavärinad ja tsunamid ja sellised sarnased loodusjõududest põhjustatud kriisid. Ja samamoodi võivad kriisid puhkeda inimtegevuse tagajärjel, näiteks nii siseriiklikud kui rahvusvahelised konfliktid. Ja kriisidest eristatakse veel akuutseid kriise ja pikaajalisi kriise. Akuutsed kriisid on need kriisid, mis on äsja puhkanud kriitilises järgus, kus on vaja väga kiiresti anda abi ja tagada hädavajaliks nendele inimestele, kes on sinna sattunud. Näiteks nii nagu Nepaalis ja Haitis oli maavärin või Ukraina konflikt, Ebola viirus Lääne-Aafrikas, Pakistanis me mäletame üleujutust ja Indoneesias tsunamit. Kuid nagu need kriisid võivad korduda ja samamoodi eriti inimtegevusest põhjustatud kriisid kipuvad venima pikaajalisteks, nii et see kriis kestab aastaid ja aastaid. Näiteks nagu Gazas Palestiina ja Iisraeli vaheline konflikt või Süüria konflikt, mis on praegu toonud kaasa suure pagulaskriisi kogu maailma jaoks. Kuidas siis seda humanitaarabi andmist korraldatakse? Et kuna kõik ei jõua nagunii igale poole, siis kõige lihtsam viis ja Eesti seda ka niimoodi teeb, on anda humanitaarabi peamiselt läbi rahvusvaheliste organisatsioonide, läbi ÜRO organisatsioonide, näiteks UNICEF, lasteorganisatsioon, WHO, Maailma Terviseorganisatsioon, WFP, Maailma Toiduprogramm. Samamoodi rahvusvahelise Punasele Ristile ja teistele rahvusvahelistele organisatsioonidele. Ja tavaliselt, kui mõni riik on sattunud hätta, siis ta annab sellest Euroopa Liidu ja ÜRO vastavate süsteemide või organisatsioonide kaudu teada, et ta on hädas ja tal on vaja neid ja neid konkreetseid asju. Ja nii saavad teised riigid reageerida, sealhulgas ka Eesti. Ja ongi oluline humanitaarabi puhul see ka, et me anname seda, mida tegelikult tõepoolest vaja on, et kas on vaja seal ravimeid või arstiabi või on vaja toitu ja vett, et me ei saada sinna riideid, kui neid näiteks üleüldse vaja ei olegi. Ja nüüd me jõuame sellesse punkti, kus humanitaarabi ja arengukoostöö saavad kokku. Kui suurõnnetuse järel on vaja teha väga palju selliseid hädaabitöid ja anda hädaabi, siis mingil hetkel, kui riik tuleb sellest raskest olukorrast välja ja peab hakkama ennast üles ehitama, siis on hädaabi kõrval vaja ka pikemaajalisi arengumeetmeid. Ja on oluline, et siis minnakse sujuvalt üle humanitaarabilt arengukoostööle, et hakatakse tegema edasi arenguabi kõigeks selleks, mida on vaja seal riigis korda saata, et nad saaksid edaspidi normaalselt edasi elada. Ja tegelikult kõik inimesed, igaüks saab teha arengukoostööd ja olla kaasa lüüa arengukoostöös, seda kas siis mõnes arengukoostööprojektis osaledes või vabatahtliku tööna minna arengumaadesse. Nii et tegelikult meil kõigil on võimalik panustada maailma paremaks muutmisesse.